Multikaid muidugi, baarikaid, multikaid, nästikaid. Töötan koolis. Ma saan küll sinu abi. Ilmselgelt ma olen kuulanud jälle liiga palju Star FM-i. Aga mida ma veel kuulsin Star FM-ist, on see, mida ilmateade teile sinna lubas, milleks on jäävihm. Halleluuja, halleluuja. No aus sõna. Ma nii tahaks teile tupsukesed saata seda ilma, mis meil siin on, vähemalt poole jagu. Aga kuna ma seda teha ei saa, siis mõtlesin, et davai, ma tahaks sellegi poolest mingisugust sooja tunnet enda mamale tädale tekitada. Ehk siis ma teen video sellest, kuidas mina pean jõule siin Austraalias. Minul on tavaks olnud juba tiinekas saati, et kui 24. detsember kuupäev kukub, siis pere juures kõtu täis, kimmida kifts ja vutt, mina lendan. Ja kuhu ma lendan sõpradega jõule pidama. Nagu ka sel aastal me kavatseme pidada sõpradega jõulud, aga me mõtlesime, et see aasta võiks äkki ühendada 2 kultuuri, Estonia, Austraalia, et paneks kokku 2 kultuuri ja kasutaks ära seda võimalust. Kui meil Eestis on tavaks pageda tuppa, kardinad ette, külma eest peitu, siis siin on vastupidi. Ops, tatid ruttu autosse, randa ja grillima. Et midagi täiesti kosmilist, midagi täiesti teistsugust. Et mõtlesime ka, et pakiks oma hapu, kapsa, potato ja sousti kaasa ning lendame ka õue ja sööme enda sousti väljas, on ju. Aga kahjuks on nüüd nihuke lugu, et kuna osad inimesed peavad tööl olema, siis me ikkagi peame selle jõulu tubastes tingimustes, aga sellegi poolest ma kavatsen näidata, kuidas süüa kuuma kartulit kuumas kliimas, niimoodi, et sa oled ise kuum, kõik on kuumad, kuum, sinna kuum, tänna on ju. Täna on selline kuupäev, et täpselt nädal aega on jäänud jõuludeni, ehk siis ettevalmistusi on ta juba. Ning ma kavatsen näidata, kuidas me teeme, kus me teeme, mis toimub, kuidas ma ette valmistan. Lisaks sellele ma kavatsen minna ka Poola jõulupeole. Mul sõbranna on nimelt Poolast ning ta kavatseb pakkuda Poola traditsioonilisi toite siinsele rahvastikule või 20 inimest kutsub endale sinna, ma ei tea, kui rahvastik see nüüd on, aga ühesõnaga süüa saab! Ning pärast seda on mul plaanis ka üks soolaleivapidu, soolaleib võetakse vastu selles samas majas, kus me kavatseme pidada jõulud, ehk siis tegemist on, nii et davai, näeme hiljem, näeme siis juba kuskil hiljem ja tšau! Mõtlesin jäisi linnad, aga... Issand kui mõnus. Täiega kaifuju ju. 50-50 praegu. Ai! Mul on veel üle. Kammi. Jaa. See on nii väga enda puud panna, ma saan 3 panna enne. Kase kammi. Ise sa strateegiliselt... Pole nii ma saan. Vaata seda veel. Mõtlegi, et mis siin toimub, praegu on ju kolmapäev tegelikult ja kõik on purjus mehed küla peal. See on hullu paja siin väljura, siin saab joodikide pese täielik. Ma ei tea, liiga paks minu jaoks. Saab lämmatab mu ära. Tõsi jutta, 3 viimane kokku. Käsi on sama ja need on mul jalg. Maiske seda. See jookra. Seda juhe kõlarina. Näitan teile natukene siis Austraalia traditsioone, milleks on siis pühade pidamine välitingimustes. Randade äärde on tavaliselt tehtud siuksed alad, kus sa saad grillida, chillida, istuda, hängida ning selle juures on alati niisugune tasuta elektriline pliidikene, mida sa saad siis kasutada. Selle kõrval on tavaliselt ka vett, ehk siis kui näpud on veits rasvased, siis sa ei pea neid pluusi külge pühkima. Üritasin siin filmida ka inimesi salaja, kui nad oma pikniku pidasid. Vot nii see eluke siin on.
nii kohe minek Poola jõulupeole. Mulle öeldi, et pane midagi jõululikku selga, aga nagu inimene väljas, et 40 kraadi. Mida sa paned jõulupeole selga? Eks ma valisin mingi siukse, veits on kampsik, veits on punast. Ma arvan, et see peaks olema okei, kui ei sobi. Laena mulle midagi laedat, et tasub mõeldagi selle peale, et ma olen ikkagi backpacker, kellel on seljapood seljas, kõik asjad peavad kohvrisse mahtuma, ehk siis mul ei ole siin mingit elamist kaasas, on ju. Sõidan vaikselt Poola jõulupeole, aga enne seda hüppan läbi poest, sellepärast, et ma eile helistasin talle, siis ma ütlesin talle, et kuuled, et ma võin nagu veits varem tulla, et ma võin aidata siin natuke nagu ettevalmistustega. Sellepärast, et ma reaalselt 2 päeva enne seda ta käis minu poolt läbi ja siis ma lihtsalt nägin ta pilku, see oli täiesti surnud, nagu sa nägid, et inimene nagu liigutas, aga nagu see pilk oli niimoodi, et ta lihtsalt ei jõua enam. Eks mullegi, et äkki ma veits aitan sind, vaata. Siis põhimõtteliselt tuli, et ta ütles, et jaa, et see oleks nagu mega tore, et tule siis 12. mintsa. Ja siis mul oli mingi, mida? Kell 6 hakkab nagu pidu, on ju, siis mul oli 6 tundi varem nagu, what the fuck? Et nagu ma paksin abi, aga no kuule, et noh, ma ei tea, kas niimoodi timmib. Ma jäängi paar tundi, lähen veits hiljem või no lähen ikkagi veits varem, aga nagu veits hiljem 12. nii jälle ja siis ta andis mulle nimekirja, saatis mulle Face'i pildid, mis tal vaja on siis poest. Eks ma lendan nüüd siin poodi, vaata, mis toimub. See pood on siis põhimõtteliselt sihuke, nagu meil on Eestis Jyski, seal on kõik on mega odav. Mina ei tea, riietest nõudeni välja. Potato salata. No nii, nüüd ma olen siin Poola jõulupeol ja siis minu ees on kartulisalat. Proovime siis ära, testime, mis kartulisalatit see neiu meile siis pakub, siis Poola traditsiooni kohaselt. Õun. Ma ei ütle midagi. Ma proovin veel natuke. Tegelikult ei ole väga maitsukond aus olla, et kahtlane maitse on, et ma ei tea, võib-olla tegi selle vegan versiooni, kuna ta ise on taimetoitlane, siis äkki see on hea vegan versioon, ehk siis ei olnud nii hea, kui emme teeb. Järgmiseks on peedisupp, pidi olema ka Poola traditsioon. Proovime ära siis peedisuppi, kuidas on. Pigem joon. See on päris hea, aga need tükid on siin sees niisugused normaalsed jurakad. No vaadake seda, peedisupp idees. Veits liiga ulja. Sööme nagu juustuviilust seda. Ülihea. Peedisupp on küll ülihea. Yeah, another review. Yeah. Nii, järgmiseks on Poola dumpling. Ma ei tea, mis siin täpselt toimub, ütlesin söösta niisama, näeb välja nagu suur pelmeen. Proovime ära selle Poola pelmeeni. How did you eat it? With a fork or? I ate it with a fork, but very messy. Ma lihtsalt praegu staabin seda pelmeeni lusikaga. Väga hea, aga ülirasvane, ehk siis mul on arvamus, et kõik asjad, mis on rasvased, on niikuinii head. Nobe, see on nobe. It's hot, yeah, but it's so good. Ma sain vahepeal teada, mis siin sees on. Siin on kartul ja kodujuust ja see kodujuust on vegan. Ülihea. Mida juukseid pesemas näitame siis
Austraalia editionit. Kes see siin on? Jei! Ehk siis missioon, võtta juustega veits vett, on ju. Ja siis lihtsalt kill the spider. Oota, juba võtad juuste peale ja siis suruda sinna auku. Tule! Uus päev käes, uus päev toob selle, et täna on siis soolaleivapidu. Küsisin, mis siis soolaleivaks tahate, pererahvas. Ka pererahvas ei tulnud mitte midagi. Ütles ainult blendrit oleks vaja, kui midagi on. Aga no kuna on täna pood kinni, siis täna ma küll mingisugust blenderit siin välja ei sebi. Ehk siis ma kunagi hiljem viinile, kui ma peaks kuskil hea hinnaga ja mingit normi diili nägema, et siis ma võin küll viia, aga muidu ma ei hakka praegu sinna üle pingutama, on ju. Et lähen vaatame üle, mis toimub, kas üldse midagi toimub. Täna on välja selle ülipalav lihtsalt leemetab niimoodi, et täitsa hulle maja. Aga saame hakkama, sest et come on, no, mida sa vingutad? Selles suhtes vähemalt sul üle külm, vähemalt sul on nagu palav, on ju. Nii et davai, ma siis ei vingu. Tšau! Ma liikusin kodust välja 1,5 tundi tagasi ja ma jõudsin alles nüüd soolaleiva peole. Põhimõtteliselt lugu oli siis niisugune, et ma enda arust pidin korjama sõbra peale, aga ma panin sellise tärni maha, et ma läksin siis kohale, helistasin davai lenda välja. Ta tuli välja, helistas mulle, kus sa oled? Ja tuli välja, et ma olen täiesti vales kohas, vale maja ees. Olgu, tore. Ei ole hullu, õnneks mulle helistati 2 minutit pärast öelda, et ma ei pea üldse minema, siis mul mingi tohten kood, on ju. Muidu on nagu okei, aga niisugune tärn, kui tuleb siin suures linnas elades, siis on kohe -30 minutit ja nüüd ma siis olengi siin kohale jõudnud. Lähme tuppa, mis me passime, vaatame, mis siis pakutakse. Tuli uues kodus. Siin on ülipaljud asju toodud, sööke, jooke, aga mina tõin pasteeti, lambist leidsin poest ja Poola vorsti. Ise tehtud saad või? Muidugi, ole nüüd. Mida, mis ämber? Sa ei tea või? Ämber. Oho. Multikaid, muidugi, paarikaid, multikaid, nätikaid, klassikuid. Kudu. Ma olen nii kaua kikoema olnud, et ma saan juba aru, kui laps hakkab jälle nahka vahetama. Tšekiga seda kuttasin. Näed, siin on vana nahk vedeleb tal veel selja taga. Momm on olnud laisk, aga see kiko transferveerib mingi kahtlast värvi. Kui ta muidu on niuka oranžikas meil, siis nüüd ta on mingi hallikas. Vaadake, seda nahka hakkab vaikselt maha tulema. Old skin, bye-bye. Nüüd tšekiga seda nahka kutil. Juba on näha. Hei hopsti, kui ma ennem seletasin siin suure suuga, et mina olen nii teadlik emme, kes saab aru, kui tütreke puuris nahka hakkab ajama, et märkan ära, kui kett endab juba vaikselt ning nahavahetus on ligidal, siis lugu nüüd niisugune, et mina vastasin ka, et ka ema on hakanud ketendama ja nahka ajama. Nii et ma näitan siis teile ka. No vaadaks seda. Nahka tuleb täiega. Ehk siis, kui kellelgi soovi on, siis hea raha eest ikka saab. Mida saab? Minu nahatükke loomulikult. Pakkumised, comment down below või siis postkast. Nii et please toetage mind. Mina toetan teid enda nahatükkidega. No nii, uus päev on käes ja mul oli õigus. Ju, see on mingi sita üles kinni. Dead body. Värskelt maha aetud skin. Mina niisama enda lapse nahaga olemas. Vaadake seda värsket kekot ka. Vaadake seda oranži kaunidust. Hello, baby. Väike keko. See on nagu snake skin. Mis meil siin on? COVID security.
Toyota Corona. Joo, ja kuidas tänane päev läks, nagu näete, siis ma olen maks räsitud ja täpselt niimoodi mu päev läkski, lihtsalt nii ränk 35 kraadiga. Ma lihtsalt ei suutnud elada nagu reaalselt. Ma jooksin auto konditsioneeri käest poodi, kus oli siis konditsioneer ja vastupidi, aga nagu vastupidi jooksed, siis autos on vahepeal täielik Priit Toobeli saunapidu pihta hakanud. See oli täielik hullumaja. Mul oli palju plaane ka homseks tegelikult, et ma hakkan juba homme jõuludeks ette valmistama. Aga nüüd mul tuli tööpakkumine, sest täna praegu helistaski mulle tööandja. Nimelt ma lähen lage tegema. Ma ei tea, siis ta ütles, et ülilebo töö, et mingi vist värvimine või midagi niukest, et $25 tunnis. Nii et jah, kui ma mõtlesin minna Karlisele vastu lennujaama, et kui ta tuleb, siis nüüd see plaan jääb ära. Et jah, sihukene lugu, siis lähen hoopis lage panema, täiega excited. Ausalt ükskõik mida, aga mitte teenindus nagu please. Ei viitsi, nagu teenindus on nii ära tüüdanud. Eks me homme näeme siis, kuidas mul läheb. Slips, trips and falls. Mis siin toimub? Põhimõtteliselt mul saadeti mingi induction, mille ma veel läbima siis ennem kui ma oma tööle asun. See on siis räägib turvalisusest, tervisest ja mingitest reeglitest, mida nad tahavad minult siis homme. Ma lootsin, et ma saan lihtsalt selle nagu läbi lugeda mingi ära, aga ei, sa pead klõpsima läbi ja kuulama, kuidas mingi papi räägib peale. Ühtlasi paluti kaasa võtta erinevad tunnistused, ma päriselt võin töötada. Ma leidsin selle kaasa ainult lisaks kaardile ka siuke uhke sertifikaat. Kõrgläike puha saab seinale panna. Võiks panna küll siin seinale ju, et siis uhkusega iga päev vaadata, et kas see olengi mina? Kas see olingi mina, kes selle läbis? Jah, Tõri. See olid sina. Võiks veits vaadata ja uhkusega ja siin mingi jõu. Selles suhtes, kui mõtlete, et miks ma selle nalja tegin, siis see white card, mis sertifikaati ma just näitasin. See on nimelt sama asi, mis Soomes on green card või roheline kaart on ju. Ehk siis mingi kõige randomim AO, mida kõik niimoodi teavad. See ongi selle kursuse sisu. Ehk nagu, ma ei tea, võib-olla uhke samas küll seinale panna. Võib-olla järgmine vlog juba näete siin, et midagi nagu on üles pandud. Jälle tööle minek. Vorm on seljas jälle. Jõu, mina siit objekti pealt nüüd reportimas. Esimene tund on möödas, töötan koolis toimuvad renoveerimistööd ning mina siis võtan lagesid maha ja paigaldan uusi mingi hetk. Hetke siis tundub päris usaldusväärne, okei. Rääkisin teise töötajaga, kes siis töötab sama tööandja all. Ütles, et tema on 2 aastat siin olnud ja nagu mingi meganorm, et kogu aeg on objekte ja värki. Ehk siis jah, 6 aega peab saama objekt meil valmis, sest et kool algab 6 aja pärast. Praegu on kõigil lastel kooli vaheaeg. Päris normid saab füüsilist koormust ja mulle täiega meeldib. Põhimõtteliselt ma pean plaate kogu aeg sealt laialt alla võtma ja siis kuskile neid plaate viskama. Ütleme need normid, muskel kasvab ikka, et mulle täiega meeldib füüsiline tuus. Ma kärmelt saan seda venda filmida, sest see vend ei saa inglise keelest aru, ehk siis ta ei saa mind kitsa panna. Selline on siis töö, võtame kõik need plaadid siin koolist maha. Suht raske türakad on teised. Oota, ma nüüd lähen annan kätt kiirelt. Nii, siin sai nüüd eile lagi maha võetud. Hakkame varsti uut paigaldama. Siin on mingid vajalikud asjad selle jaoks. Selline näeb siis välja see lagi, keda huvitab ilma laeta või ilma paneelideta või jah. Whatever. Kool on kinni kaetud. Mäletan alati, kui ma koolis käisin, siis ma lihtsalt kadestasin ehitusmehi. Mõtlesin, et mingi, miks ma pean õppima, veab neid, saavad mingi lambi ehitust ja ausalt ma nüüd teeks kõik, et saada pigem siin õppida. Girls toilet check. Ma olen nii räme koljat, et ma isegi näen peeglis. Kraanikausid on
minu põlve kõrgusel. Ma olen ise suht koljad selles suhtes, et väga madalad nad nüüd ei ole, on ju. Ja peldikupott on nii väike. See on mu jalg. No mul on suht suur jalg selles suhtes, aga nagu still. Et kui Peppuga peale istud, siis Peppu kindlalt sisse ei kuku. Peldiku üledusliin on üks. Mina saan hoopis sinna üle käia pervamas väiksed lapsed. Ning eks jah, sellised koolitingimused meil siis siin. Mis on nagu mega huvitav selle kooliga on see, et majakompleksid või klassid on eraldi. Ehk nagu siin on nagu üks kompleks on ja kui sa tahad teisse liikuda, siis sa pead välja tulema, liikuma järgmisesse. Samamoodi sealt tuled välja, siis lähed järgmisesse ja neid komplekse ma ei tea mingi 5, 6, 7, 8 tükki siin. Ja igas ühes on siis 1 või 2 klassi. Ehk siis lapsed peavad nagu kogu aeg välja minema, kui nad tahavad järgmisesse klassi või midagi niisugust minna. Ma ei tea, võib-olla on see, et see on nii pisike kool. Jaa, õigus jah. See on nii väikeste kool, primary school, et siin ongi see, et sul on üks klassijuhataja vist. Nii see elu käib siin. Siin on mingi arvutiklass kuunidele. Ausikud kutsuvad siis aborigeene kuunideks. Ehk siis kuuns. Ma pakun, et see on mingi kuunside kool, sest et siin on palju mingid kuunsi teemat. Ja siis siin on ka üks mingi teema veel, kes läheb kohe jõulupeole edasi. Joo, ongi jõulupäev käes, johohohoho, on ju, ülikool. Ma mõtlesin, et ma näitan ennem ära ka, mis minu kingituseks tuleb sellele inimesele, kes siis minu paki peaks endale saama. Meil tuleb niuke mäng nagu Secret Santa, ehk siis sa ei tea, kellele kingitus tuleb ning sina ei tea, kelle kingituse sina endale saad. Ma näitan hiljem, kuidas see mäng käib ja mis seal toimub, aga ühesõnaga minu kingitus on siis järgmine. Ehk siis kingituseks tuleb. Siin on siis põlvepadi, mis peaks asendama naisukest, tegema põlvedele rõõmu, tegema puusadele rõõmu ning toetama sind igal hetkel siis, kui sul vaja on. Järgmiseks lima. Mulle reaalselt täiega meeldisid limad siis, kui mina olin väike, siis ma olin täis limahund. Ütleme nii, et vähemalt üle aasta ma palusin jõuluvanem tuua lima ja kui lima ei olnud, siis ütleme nii, et täis pettumus. Ehk siis mulle täiega meeldis lima ja mõtlesin, et ma toon lima ka sellele inimesele, kes saab kingituseks. Nii, ja siis boksi peale kirjutasin, et vanadus valu ei teeks ning et lapsepõlv meelelt ei läheks. Häid pühi, armas inimene. Ja siis ma joonistasin siin väikese ilusa kuusekese ka. Tule rõtta. Näh. Ja peale kingituse oli minu kohustus veel teha snäkivaage, nii et vaadake seda. Kõik minu kokku pandu. Ühesõnaga, minu töö on tehtud, võib minna sööma teiste toitu. Niimoodi maha või? See Leo hakkas. Tema nahaga ei söö. Sa panid naha tagasi, nüüd ei ole midagi. Ma ei lõika teile ühtegi tükki ära. Ei, no pidi kõigil lõikama peremees. 8 aasta pärast kõik tuleb ära. Ja 8 aastat. Naine, mis ta ikka on? Peolaua kõige täidlasemad singirullid. Omanik, mis söövad seal? Sa oled siuke 50-50 mees alati. Kõik on sinust enda ja asjad. Ikka, me teame, et väga head välja tuleb. No see on minulik küll. See on üli hea ju. See on ikka väga mina ju. Kõva. Ta oled taga taukal. Jou, Harry Potterist Snake siinpool. Ausalt, ma näen veits välja küll see Snake ju sealt Harry Potterist. Vähemalt mingi veits viskab nagu minu meelest. Aga ma tõmban siin otsad kokku. Jõulupeost veel nii palju, et täiesti kohutav, kui palav oli. Nagu see oli lihtsalt täiesti ebanormaalne. Meil oli reaalselt 40 kraadi, meil konditsioneeri seal majas ei olnud.
puhurid töötas. Mingisugune külma õhupuhur üritas seal olla nagu a la paned jääd sisse ja siis ta puhub sealt jääd või ma ei kujuta ette nagu. See ei toiminud. Ehk siis nagu ma sõna otseses mõttes ojadena nirisesin higist. Kõik inimesed olid mingi hingata ei saanud, mega ränk. Mu krohv tilkus näost ja ma võtsingi otsuse vastu, et mina enam kordagi krohvi nagu ei kanna. See on täiesti lambiüritus. Mõttetu. Ehk siis väga raske oli. Ma mõtlesingi mingi hetk, ma olin nagu mingi ohkasin lambis selle jõulu peale, nagu samas polnud üle söönud ennast veel. Ja siis ma mõtlesin nagu, mis teema on, miks nagu nii hull on olla. Ja ma sain ka aru, et nagu see temperatuur on mingi next level lihtsalt. Ja nüüd ongi käes teine päev, täna on 25. Nüüd meie jõul on läbi. Minust on saanud Snake ja mu esimene video, ütleme nii, et täiega lahe oli. Või no ütleme nii, et kui sa nagu filmid ja mõtled nagu selle peale, et mida ma võiks näidata teistele inimestele, siis põhimõtteliselt huvitav oli see, et ma nagu vaatasin elu või no mis elu, lihtsalt olukord täiesti teise pilguga nagu. Väga huvitav oli, mulle tegelikult iseenesest meeldis, veits kahtlane oli käia ringi nagu mingi vlogger, et veits tundsin vahepeal nagu, et ma ei tea, et kas on ikka vaja terve. Aga jah, tehtud ta sai. Ütlen veel seda ka, et no ausalt, thank God, et on 21. sajand, kus ma päriselt saan tuua enda elu, kes on minust, ma ei tea, kui kaugel on ja mu perekond on telefonikõne kaugusel, kõik on nii lihtne ja ei ole mingit niisugust asja, et kui tahan sõnavahetust kellegagi teha, et ma pean põhimõtteliselt saatma kirja, ma ei kujutaks ette nagu niisugust asja, et minu puhul see poleks 100% võimalik. Et ma nüüd olengi 2 aastat ära, mitte kordagi sõpru, perekonda, kellegiga ei suhtle. Ma eksin praegu faktiga, kui ma ütlen seda, aga mu vanaema või keegi rääkis, ma ei tea, kes see täpselt oli, ma nagu ei mäleta seda, aga ma mäletan, lugu oli niisugune, et ta oli Peika kuskil Vene sõjaväes. Ma arvan, et see on siis vanaema, ma pakun, sorry vanaema, kui see polnud sina. Põhimõtteliselt saadeti kirju igapäevaselt, ehk siis nagu sul on kogu aeg konstantlikult mingi kiri nii-öelda tuleb, ehk siis ta saatiski enda Peikaga kirju iga päev, ehk siis saadad iga päev kirja välja, et siis mingi hetk see on nagu kohal, et siis on nagu mida nagu lugeda. Et väga hull mõelda nagu ja ma olen nii tänulik, et ma saan elata, teha videokõne, saata pilte, videosid, mis annab nagu selle tunde nagu korraks kätte, et inimene on elus ja ta päriselt nagu kõik on hästi, on ja. Ausalt, mega lahe, ma arvan, et ma ei hakka videosid tegema, aga nagu kui kedagi üldse huvitab või kui kedagi huvitaks, siis tegelikult ma võin iseenesest ka. Mul nagu pole niikuinii midagi praegu teha, et ma ei käi ju tööl või no ma otsin tööd ja mul on vaba kava. Ehk siis jaa, ma võiks tegelikult iseenesest issand praegu mu siin jutu käigust tuli välja, et tegelikult ei võiks iseenesest teha, miks mitte. Et kui ikkagi perele meeldib ja kui ma saan teha pere õnnelikuks siit kaugelt maalt lihtsalt sellegagi, siis ma olen seda nõus tegema. Ja ütleme nii, et suht cool on ka omaette istuda maas, rääkida iseendaga. Muidugi on cool, miks cool ei ole siis. Olge muhedad kääridega ja olge muhedad ja love you to the max ning igatsen kõikide täiega, kes te mul seal olete. Cool. Polegi midagi olla rohkem. Tšau.